hommikust. Ma täna ärkasin varem. Näen, kuidas autod tööle sõidavad ja väga mõnus on. Ja ma mõtlesin, et mul oli veel tegelikult nagu niimoodi, et ma mõtlesin, kui mul äratuskell käis, kas ma magan edasi või ma ei maga. Ja mul oli tegelikult nagu täiega uni ja tahtmine edasi magada, siis minu arust on nii pime ja siis kuidagi automaatselt on see, et nagu okei, ma magan siis edasi. Aga siis ma olin nagu, et ok. Roosi tuli õnneks, ajas mind lihtsalt üles põhimõtteliselt. Siis ma olin nagu mingi, et appi, mis mul silmas on. Kell on saanud märkamatult 11, ma just lõpetasin enda raamatu Rewind It Back, kui kedagi peaks huvitama. See tegelikult koosneb nagu Roosi 5 raamatust see seeria. See oli nüüd viimane, nagu grand finaale. Ma oleks talle selline 4 tärni 5. Ta oli nagu, Roosi palun osanud rääkida. Ta oli selline, no easy read, aga ei olnud nagu mingit wow-faktorit minu meelest. Võib-olla nagu on see arvustus selle tõttu ka 4-5, sest ma lihtsalt vahepeal mingi 3 kuud ei lugenud seda raamatut. Või rohkem isegi. Aga avame nüüd minu advendikalendreid ja siis ma peaks hakkama valmis panema, sest et meil on täna trenn ja siis peale seda me läheme what the face ja siis ma pean ennast korda tegema kiirelt. Nii et hakkab pihta. Nii, alustame siis Hilsiga. Täna ei ole 16, 17 on juba või. Nii, siin 22, see on täiesti tühi. Miks mul on puudu siin? Oda. Mul on see tunnud, et ma olen selle ise Google ära kaotanud. Ma ei leidnud teda 17 ka mitte kuskilt, nii et lähme siis Benefitiga edasi appi. See laguneb mul. Nii üksikuks on need kalendrid jäänud või nagu siin ei ole üldse enam neid sahtlites jäänud. Natuke teeb meele härdaks. Nii ma arvan, et see on siis see. Okay. Ma arvan, et on mingi ripsmäkas jällegi. See kõlab niimoodi. Vist ongi. No. They're real. Ma arvan, et see on siis mascara. Ma pole kindel, aga jah. Võt selline. No ja. Moving on the Bearbells. 17. White chocolate. Kuidas mul praegu isegi ise ütleb selle white almondi peale, et ma arvan, kohe söönud ära. Kullane Red Bull. I like it. Ma nüüd sätin ennast, teen korda, söön. Ja siis emme tuleb varsti järgi ka mulle. Tegin endale kiire hommikusöögi. Ta ei näe eriti apetiitne välja, 60 mõtsid väga hästi. Ehk siis lõheaetoad ja siis praekartulid. Jõuluteed ka kõrvale. Ma pean kiiresti kõik ära sööma ja hallo kulistama, sest et emme tegelikult hakkab mulle mingi 6 minuti pärast juba järgi tulema. Tänane outfit siis selline. My Proteini pruun bluus ja rohelised Nike püksid. Emme juba kirjutab, kus ma olen, nii et ma jooksan alla. Trennis käidud, aga sa teed pilti alla, jah? Jah, mina teen. Vabandust, sorry. No, nii. Filmida. Meil oli täna sentimentaalne trenni lõpp. Treener ise nuttis, meie nutsime. Sa ei nutnud? Minul pisarad voolasid, mul praegu see juuksed märjad kõiksid pilgede pealt. No. Ma alguses mõtlesin, et ma olen üksik selline. Siis ma nägin, et teised ka nutsid. Ja nüüd me toimame. Meil on täna meie see... Mis asi ta on see? Emme-tütre kolmapäeval ennast upgrade'inud. Me saame täna ühe protseduuri veel sellise... Lähme what the face ja ma ei tea, mis protseduuri tehakse sulle. Aga kuna mul on jõulupidi otsa, siis ma ei saa väga meiki maha lasta võtta, sest muidu... Ta ei tulnud ette valmistatud. Ma ei saa jõulupeole minna. Jah. Väga mõnus oli, mulle meeldib uskava. Raskem on. Must tahtsin, et ma tasem on. Nii raske oli. Ma just olin, et nagu... Värisesin. Ainukene, mis minu jaoks oli raske, oli see... Mitte ainuke, aga no selles, mis oli väljakutsuv, oli see sõdalane 3 ja siis sa pead nagu pöörama. Siis ma mõtlesingi, et numbrid on edasi läinud. Et see on nagu... Ma ei tea, mis sõdalane nüüd oleb.
Seda aga see on on täpselt siuke, et ma tahaks näha, kuidas mõned mehed seda teevad. Jah. Sest täiega. Sest mul on tunne, et neil võib olla nagu füüsilist jõudu muul moel. Aga tasakaalu küll ei ole, jah. Selline sisemine, sest seal peavad olema meeletult. Ei no sellepärast Pilates on ka, vaata, mehed naeravad mingi, ma ei tea, masina peal või lihtsalt venitad ennast. Ja siis kui lähevad ise proovima, siis ei saa hakkama. Et ma arvan, võiks tulla mingi meeste edition, vaata, et võta meestrenni kaasa. Sa võtad issi ja siis võtan sillu. Robini võtame ka. Jah. Igatahes oli mõnus, lähme nüüd What the Face'i. Kas sa teed meile burgahauli või? Ja ma kestan ekstra päkapikk. Ma just Mariile ennem ütlesin, et mulle nii meeldib see. Kas sa vahetad ära ka või? Lehma edition. Aga kus mul päris telefon on? Siin. Sul on praegu ka pulgakatte? Jaa. Kuule, sulle meeldib selline lehma motiiv või? See ei ole lehm, see on lihtsalt nagu mingi selline. Jaa, mulle meeldivad mustrid. Öelge, et on ilus. No. Ma pean vahetama või? Jaa, ta on näha, milline sul välja näeb. Ma vahetasin ju endal ka ära. Õige. Kuidas sul nii raskelt nüüd ära tulevad? Mul ei ole nii moodne telefon nagu sulle. On õige number mulle. Jaa. See tulebki ära. Nagu koos? Jaa, eraldi tuleb ka. Okei. Nii. Kas on nupud pean enne panema või? Siit. Kus tele teha? Väga kena. Sinulik. Me oleme nüüd jõudnud What the Face'i, nii et lähme teeme imesid. Head aega! Nii ruttu tehtud. Ei oleks meie, kui ei oleks mingit veebruarit lühti. Ühesõnaga, me tegelikult üldse ei süvenenud, et kas me leppisime ka õige kolmapäeva kokku. No meil jäi lihtsalt selline arusaamatus, et meie arvasime, et me lihtsalt tuleme sel kolmapäeval ja me tuleme mõnel teisel kolmapäeval. Jah. Nii et oleme kohvikusse, Keven on mulle vaba aja andnud, ta on ise Jetega magatab teda. Pärast lähed peole. Meil pärast on Jette, ma loodan, et Jette jõulupidu ikka on õigel kuupäeval. Ja küll, jah. Ei, mul kunagi oli ka selline asi, et mul oli ma olin lasteajas siis, vaata, et me läksime päev varem sünnipäevale kohal ukse taha. Aastasele läksime päev varem sünnipäevale kohal ukse taha. Isa tuli ukse peale vastu, me kõik kingitus lilled käes. Me tulime Katariina sünnipäevale ja siis meil oli nagu nii, et see sünnipäev on homme. Me oleme harjunud sellega. Siit üles, jah. Nii et järgmisel kolmapäeval proovime uuesti, on ju. Meil ei ole üldse probleemi, et kui meil on kahekesi vaba aeg, et me ei suudaks sisustada seda, jah. Tulime nüüd Veesuga kafeesse. Sweet treat. See on kogu aeg, see minu jaoks on üks äratavad pulgakoogid. Ma vaatan ilus. See on pühade lauale tänkene. Siin on ka mingid. Siis me jääme otsustama siin, mida võtta ja mida mitte. Behind the scenes, Femtootsi Instastorid. Aga nii ilus limonaad on sul. Ja need koogid näevad ka väga head välja. Koogid näevad õige. Siin nagu selle iluga kokku ei... Sul on see mingi vaarika peserull. Magus tundub. Ei ole või? Ongi just nii hea, et ei ole magus. Ei saa kõrva, mis siin vahel on, aga see on väga hea. Värske selline. Proovin enda maga, siis mul on Pavlova. Ma isegi ei tea, kas need pidid sees midagi olema või? On küll vist. Tundub nagu apelsini või astelpaju mingi kreem. Oi, ei näinkist on. Mis asi see oli, mis te need vahvlid sõite, kus mingi mustikut oli? Lõunakas oli. See oli tõesti halb. See on mingi murakas minu meelest. See minu oma. Peal on põlvimärk. Ja, aga mul on murakas sees. Proovi teiselt. Sul on ka väga hea. See on nii nagu kuidagi kohe või siidina. See on nii hapu. Appi see mulle peale valasid. Emme. See oli nii hea. See on väga hea. Värske, jah. Maria ei õppe seda.
meeldib, et see marjadega kokku ei võita. Nii joogi kui toidu asju. Ma olen nüüd kodus, ma just sõin, tegin endale spagetti aetud ubade ja selle trühvli sulajuustuga. See on nii hea nagu kiire mingi selline kombo, mida teha. Ja mul aetoad on uuesti täiega meeldima hakanud. Ma vahepeal sõin niimoodi, see oli nüüd nagu mitu aastat tagasi veel, aga ma sõin reaalselt nagu iga päev ainult aetube hommikuks, õhtuks, lõunaks. Ja ma sõingi reaalselt iga päev aetube. Eriti hea kombo on aetoad fetajuustu ja sidrunipipraga. Aga siis ma mingi hetk nagu tüdinesin endast ära, ma ei tahtnud neid enam. Ja siis ma mingi selline mõned nädalad tagasi mõtlesin poest, okei, ma nagu ostan uuesti aetube. Ja ever since mul jälle see, et ma tahaks nagu ainult aetube süüa. Et mul on jah selline huvitav asi nende mingite toiduainetega. Et no jah, et see aetood on selline igavene armastus mul. Roosin ka tegelikult siin, seda ma sügangi siin, mitte ise ennast, vaid roosit. Aga tahtsin sellest rääkida, et me peaks minema Bukaresti nüüd filmima, aga ma üldse ei viitsi. Nagu see... Kuigi ma jällegi olen üpriski positiivne inimene ja ikkagi nagu jah, siis ma tunnen, et just see nagu pime aeg, täna ka kell oli vist 2:30, kui me hakkasime emme kvartalist ära sõitma. Siis ma vaatan ka, et õues on nagu jumala pime ilm lihtsalt. Kogu aeg on selline sünge taevas. Et mingit sellist helgust või valgust nagu ei olegi. Ja see kuidagi tekitab mulle automaatselt selle tunde, et tahaks, ma ei tea, diivani peal raamatut lugeda või magada. Aga ma arvan, kui ma kodust välja saan ja Kardassi jõuan, siis mul see eluvaim tuleb juba sisse ära. Ma praegu vaatan siis mõned ideed veel välja, mida filmida. Ma palju täna ei filmi, ma tahtsin neist mingi kingiideed ära teha ja siis mõned kingitused ka vaadata, nagu lihtsalt need igasugused kinkikomplektid, mis seal müügil on ja asjad. Mul tegelikult valdav enamus kingitusi on nüüd olemas. Tegin just Joygi poes ka tellimuse endale. Mul oli nendelt kinke nagu kood, krediit. Ma võitsin kinkekaarti neil. Nii et siis ma mõtlesin, ma kasutada selle ära. Ja päris vahvaid asju sain. Ma võtsin isegi endale vist midagi. Küülne vist võtsin. Et jah. Aga ma nüüd panen endal plaani paika, mida filmima hakkame ja siis lähme Kardastisse. Lõhnasoovitus number 2. Ma sain siin vahepeal riidesse panin uue kampsiku ja siis mustad teksad tehtud. Et Kardasti filmimise jaoks. Siis ma mõtlesin, ma panen täna seda YSL-i Libre ja see on Vanilla Couture. See on nagu mega hea lõhn. Mulle täiega meeldib see. Jällegi see on alati komplimente, kui see peal on. Aga ma ütleks, et ta on veits tugevam. Ta ei ole päris igapäevane, tegelikult on õhtulõhn, aga ma lihtsalt praegu kuidagi cravisin seda ja tahtsin panna. Aga jah, see on nagu mega hea. Ja mulle meeldib ta tunduvalt rohkem kui see tavaline Libre. Nii et minu mõist ideaalne mingi kingitus ka. Mul see kork on praegu kasunud, aga ma tahtsin tal lihtsalt jagada. Tahtis, et ma trenni ära viiksin, siis tuleb sellise ilmparatmana välja. Kommenteerite seda, kuidas? Ma ei viitsi riietsuulis kasutada. Õues on, ma ei tea, mingi 3 kraadi sooja ja siis on niimoodi. Täna on üllatus, siis läksin autot vaatama, jälle pole autot. See muutub nagu tavapäraseks juba. Aga õnneks ta pani ise kuhugile töö äärde vist. Ma juba mõtlesin, et ma ei saagi Robinit trenni viia, väga kahju. Väga õnnelik, ma arvan. Ma ise pidin ka niikuinii minema Kardasti, nüüd väga vahet pole. Tšau. Ja trenni siis, tšau! We made it to the Kardast. Ega mul täna kindlat plaani ei ole, muidu ma tavaliselt alati vaatan mingid ideed ja asjad välja, mida ma hakkan tegema, aga kuna mul on tund aega ainult aega enne kui keskus kinni läheb, siis me peame lihtsalt seda aega maksimaalselt kasutama ja tegema selle isade kingituste video või meeste kingituste video ära. Ja ma, kui vaja midagi ja tahan midagi või filmida, siis ma saan homme ka tulla. Praegu näen, et kiisude jõulupuu on ikka veel siin. Sellised nainukad. Kormas. Kui saate, siis tulge Kardastisse
reaalselt üks konserv on mingi 1,20 ja sellest piisab. Saate natukenegi isudele head teha. Töö sain tehtud, sain isegi 2 videot filmitud. Statiivid asjad kokku ja ma leidsin tegelikult Issile ühe kingituse veel. Ma küll tellisin talt dressisette, aga ma arvasin, et selline saunalise komplekt oleks ka päris nunnu. Ja kuna meil on kipu ka katki, siis see oleks ju täitsa tore idee. Nii, nüüd peaksid vist suht kõik kingitused olemas olema. Sain vanaisale. Ma veel tahaksin tädiperele võtta need Apollo kinkekaartid, aga siis on kõik. Ja nüüd on tehtud. Võtitid. Nüüd ma olen autosse oma tavaariga. Ja nüüd mul tegelikult on vaja hakata otsima. Ma tahaks Sepos läbi käia veel. Mul on vaja neid rosette ja kinkepaberid asju veel. Või siis ma hakkan pakkima, sest ma ei viitsi. Ma tean, et ma ei viitsi nagu 24. hommikul hakata kõike pakkima, eks ma olen natuke targem ja teen seda varakult juba. Niimoodi, et mõned pakid iga päev kuni jõuludeni. Yeah! Ma Võipkost tegelikult leidsin mingid need rosetid ja paelad, aga ma tulin Tigerisse, mõtlesin, et võtan pakkepaberid veel ja vaatan mingeid neid paelakesi, aga siin väga ei ole minu mõnest. Vähemalt sellised, mis läheksid nagu minu temaatikaga kokku. Mul tegelikult ei ole kindlat temaatikat, aga ma ikkagi üritan sellist suht nagu retrot panna. Te võite 3 korda arvata, kust ma olen. Boostis jälle. Ja kord, kui ma lõunakust on autosse, käib mingi Smileassi laul nagu. Absoluutselt iga kord. Ma ei tea, mis värk on, kas see on mingi hilisustune programm neil või see on lihtsalt märk, et ma ei tea. Juhu Smilers. Mul ei olnud tegelikult täna plaani mingit uut sarja või seriaali või filmi alustada, aga ma hakkasin sööma, siis ma tahtsin midagi head nagu vaata söömise kõrvale ja siis YouTube'is ka ei olnud paraku nagu mitte midagi, mis nagu oleks kõnetanud. Ja siis ma mõtlesin, et ma vaatan selle filmi ära, mis on TikTokis praegu ülipopulaarne, see Tell Me Softly. Ja siis ma mingi, et mul ei olnud mingid eriti kõrgeid ootusi selle suhtes, sest ma nagu olin kuulnud suhteliselt vastakaid arvamusi. Aga ma just lõpetasin selle ja see oli nii hea, mulle nii meeldis, see oli nii nagu nunju. Aga ta jäi nii rõveda koha peal cliffhangeri et ma olin mingid, et ma vaatan, et kas mingid raamat, nagu kas sellel seerial on raamatud väljas, mis on nii-öelda jätkud, ja siis tihtipeale need seeriad tehakse raamatute põhjal. Ja näiteks ma olen seda samad meetodi kasutanud selle Kulpamiaga ja The Summer is Run Pretty'ga. Et ma vaatasin mingi, vist oli see, et kui oli nagu üks siis on väljas, ma vaatasin kohe ära. Ja siis ma lihtsalt nii-öelda teise ja 3. osa lugesin raamatutena ja siis pärast, kui need nii-öelda järgmised seasonid on ka tulnud, siis ma lihtsalt ära vaatan. Siis ma mõtlesin, et ma rakendan sama nagu meetodid selle seeriaga ka, et ma olen tark. Ja siis ma vaatan, et järgmine raamat tuleb 27. jaanuar alles välja järgmisel aastal. Siis ma olen mingi, oh my god. Õnneks see ei ole nagu nii kaugel, ehk siis see on täiesti okei. Aga ikkagi ma oleks tahtnud nagu kohe nüüd ju kohe võtta Kindli lahti, osta see raamat teine osa ja lugeda. Aga nüüd mind pandi ootama. Igatahes ma mõtlesin, ma näitan teile ühte asja, mis ma täna ostsin kingituseks. Ostsin ühe asja veel. Ma ostsin vanaisale veel ja siis ma ostsin isale siis nagu selle saunakomplekti, aga ma mõtlesin seda ma näitan, see on päriselt nagu minu meelest väga teistsugune kingiidee ja see on päriselt praktiline ja hea ja see on nagu hästi selline universaalne. Igatahes ma leidsin Kardestist, see oli vist 19 € midagi, Koogimaagia, seal olid mingi teise firma omad ka, aga ma võtsin selle Koogimaagia jõulukeeks, ehk siis sul on siin kõik asjad olemas ja sa pead lihtsalt nagu kokku segama nad. Ja siin on mingi retsept ka taga olemas, et kuidas seda teha ja sa saad jõulukeeksi. Ja minu meelest nii armas, sest see on käsitööga Eesti oma toodang. Minu meelest see on nii armas, sest et ongi see, et nagu kui sa tahad näiteks ala mingit tervele perekonnale mingi kingi teha, siis see Apollo kinkikaart on selline basic, hea variant, mingi muu, ma ei tea, teatripiletid või mis muu selline. Aga minu meelest see on just selline tore kvaliteet aeg koos, et saate kõik koos küpsetada näiteks. Et minu meelest nagu ülitore.
kingitus. Nii et kellel veel on puudu, siis Kartestist saab. Neid saab minust tellida ka nagu e-poest, e-poe kaudu. Aga ma nüüd võtan meigi maha või noh. Üks ka kulmud ja teen lihtsalt skincare. Mõtlesin, ma täna proovin mingid head maski. Mingid kirsitooted ja asju. On selline boksike siin tekkinud erinevad kilutootega. Roosi põõnab siin. Aga siia ma olen taas pannud ka kõik need mingid praegu advendikalendritest saadud tooted. Mul on selline tunne, nagu ma oleks advendikalendritest ülipalju maske saanud ja nüüd ma lihtsalt avastan, et mul põhimõtteliselt ei ole mitte ühtegi maski, kõik on kreemid, noh. Ma leidsin, unustasin ära, et Benefitil oli ka see mingi clay mask, nii et proovime, et Pore Professional Deep Retreat Pore Cleaning Clay Mask.